hakkame oma kirikutunnis rääkima kohe ka kõigest päris algusest. Piibel algab selliste sõnadega: alguses lõi Jumal taeva ja maa. Tere, Priit! Tere, Priit! Nii, ma annan Priidule tooli. Jaa. Siia nurga peale. Priit ka tuleb, tal oli natuke kurb meel, ongi hea, siis natuke läheb tuju paremaks. Ikka läheb siin tuju rõõmsaks. Nii, Priit. Priit, vaata, seal on tool sulle. Istu siit veidi. Väga hea, joo vett ka. Nii, nüüd on väga hea ring meil koos, täpselt paras. Ja nagu ma ütlesin, et kõige esimesed sõnad Piiblis on alguses lõi Jumal taeva ja maa. Niimoodi sai kõik alguse ja sellest on ka meie esimene laul teiega. Seal on täpselt need samad sõnad. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Jumal lõi taeva ja maa. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Jumal lõi taeva ja maa. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Jumal lõi taeva ja maa. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Jumal lõi taeva ja maa. Selliste sõnadega. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal. Ma on siin täna kaasas üks must riie. See on ka nii nagu üks pimedus, eks ole. Nii. Ja Jüri, võtame siit otsast kinni ja teeme siia ka ühe pimeduse põranda. Paneme selle maha niimoodi. Just, paneme põrandale maha selle. Vaat niimoodi. Just, et selline pimedus oli algul maa peal, aga Jumal lõi maailma selleks, et siin oleks elu. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal. Ja Jumala vaim hõljus vete kohal ja Jumal ütles, saagu valgus. Ja valgus sai. Ilma valguseta ei ole elu. Ja nii me paneme ka siia pimeduse riide peale ühe küünla põlema, et ka siin oleks meil valgus. Saagu valgus ja valgus sai. Ja Jeesus on öelnud enda kohta, mina olen maailma valgus, kes järgneb mulle, ei käi pimeduses, vaid tal on elu valgus. Jeesus on selline valgus, mis annab elu kõigele siin maailmas ja annab ka väljaspool seda maailma aega elu, igavese elu. Täna me räägimegi ka igavikust ja igavik, see sõna alguses tunduks nagu oleks sarnane sõnaga iga, kus meie rõngas sai. Kus see igaviku rõngas meil? Kollane rõngas. Just. Igavikul ei ole algust ega lõppu, nii nagu ühel ringil ei ole ka algust ega lõppu. Oi, Elari tuleb ka veel juurde siia. Aga teeme siia, Elari on Priidu hea sõber. Võtame siia tooli natukese suuremaks selle ringi. Teeme, nii, Joonas, tõuse korra püsti. Ja tule ju sina nüüd siia tooli. Nii, ole hea, tule siia. No me teeme Katariina ka veel tahab. Jaa, toome ikka. Kõike, alati saab ringi teha veel suuremaks.
aga siin on teil üks ring ja minul on ka käes üks ring. Kas keegi oskab öelda, kus on ringi algus ja lõpp? Seespool. Laseme ringi käia seda rõngast ja kelle käe see rõngas ära lõpeb, siis öelgu mulle, kus see on? Veeretame seda. Veeretame. Kas kellegi käes lõpeb see ring ära? Nii, Juska on käes üle, nii võta oma kätte, Kerolin ja veeretame edasi. Ja veeretame veel edasi. Ja veeretame, nii, võta kinni ja annab Riigule. Nii, ja veereta see minu kätte. Hopladi ja näe. Ma võiks seda veel lasta ringi veerema. Me võiks seda õhtuni teha, aga see ring ei lõppe ikka ära, eks ole. Ringil ei ole algust ega lõppu ja igavikul ei ole ka algust ega lõppu. Seal ei ole enam üldsegi aega. Tere! Nii, ja nüüd ma panen selle igaviku rõnga siia. Selle küünla ümber. Praegu on väljas selline pime aeg. Keegi küsis siin Kirsti käest, et kas vihma sajab ja Kirsti ütles, et vist ei saja. Ilm on selline, et hästi ei saa aru, kas sajab vihma või ei saja. Hästi ei saa aru isegi seda, kas on õhtu või hommik või päev. Õhtul kell 5 läheb pimedaks. Praegu peaks olema kõige valgem aeg isegi päevas, aga kõik on siuke hämar, eks ole. Et novembrikuu ongi üks selline suhteliselt pime aeg. Päevad on jäänud nii lühikeseks ja seda valgust on nii vähe päevas. Kui me oktoobrikuus teil külas käisime, oi, tere, tuled sa meie ringiga? Tuleb siin. Käib petsus ka jah. Kui me oktoobrikuus tulime, siis oli nii ilus oli meil vaadata tee peal, kuidas kõik metsad olid värvilised, puude lehed olid värvilised, kollased, kuldsed. Kui me nüüd sõitsime, kõik on selline hall ja pruun ja värve nagu enam ei olegi, eks ole. Lehed on puudelt langenud novembrikuus. Lilled, kui mõni veel õitseb, varsti näntsivad ka neid ja saavad ka mullaks. Et see must on ju tegelikult ka mullavärv. Ja tegelikult on ka üsna selline rahulik värv. Novembrikuu on ka üks selline rahulik aeg meile. Selline aeg, kus veel ei ole seda kiirust peal, mis tuleb enne jõule ja kus meil on aega mõelda ja rääkida igavikust. Ja kuigi tundub, et väljas on kõik närtsinud ja seda elu nagu looduses pole, ometi looduses on elu novembrikuus ka edasi. On, mis te arvate? On küll. Detsembris on ka, jaanuaris ka, siis kui lumi katab maad, ikka looduses on elu edasi. Ja midagi on looduses ikka rohelist ka aasta ringi. Mis võib olla looduses roheline aasta ringi? Rohi, jah, aga rohi on praegu veel on, aga ta on üsna selliseks ka kortub ära ja sammad, aga kuuse kuuski tuuakse tuppa. Siis hakatakse jõulukuski just, et jõulude ajal me toome kuused tuppa ja see on nii rõõmus, eks ole. Ja siis kuuskede alla pannakse kingitusi. Ja aeg on veel tulemas, igaks asjaks siin on antud oma aeg. Praegu on aega veel. Praegu on sinna aega veel. Aga ka praegu on väljas metsas kuused rohelised. Ja see on nagu märk sellest, et elu läheb ikka edasi. Looduses aasta ringi ja tegelikult see roheline värv ongi nagu eluvärv. Ja tegelikult täna me tahame rääkida sellest, et elu jätkub ka igavikus, väljaspool seda aega, mis meil siin praegu on antud. Rohelisi kuuseoksi viiakse ka haudadele
sügisel, kui seal me paneme küünled põlema. Ja surnuaia. Ja surnuaias ja lill, aga just nagu kui on praegune aeg, et lilled märtsivad ära, siis saavad need kuuseoksad olla ka seal väga ilusad. Ja pühapäeval on isadepäev ja isale tuleb ka küünlaid. Ja nüüd ma annangi teile iga ühele ka ühe. Ei, seda suhu ei tasu. Seda ei sööda. Ta ju annabki seda sööda. Vaatame, neid peaks jaguma nüüd kõikidele. Ega ta söömiseks ei anna. Mis sa oled kuuske või? No, mõned loomad saavad kuusevõrseid ka. Tegelikult kevadel need värsked kuusevõrsed on tegelikult väga maitsvad isegi ja nendest saab teha sihukest ravimeid ka. Aga täna me saame kasutada kuuseoksi selleks. See on plastmassis, me ei taha siia väga palju soovi tekitada. Ja mõned elavad oksad, need ei ole ka kuused, need on jugagu oksad. Ma võtsin kaasa ka oma kodukiriku juures Kuressaarest, seal on oksma jugagu. Tema on ka aasta ringi roheline, natuke kuusemoodi, aga ta ei torgi nõnda. Ja kui on inimene ka surnud ja kui on matused, siis tehakse kuuseokstes ka pärjad. Ja need pärjad on otse kui võidupärjad tegelikult, vaata kui on olümpiavõitja ja siis tal pannakse ka suur uhke pärg kaela ja nii on ka need sellised pärjad, mis on nagu finišisse jõudnutele siis antud ja apostel Paulus piiblis on kirjutanud enne seda, kui tema aeg siin ilmas sai läbi. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand õiglane kohtunik omal päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Ja meie saame nüüd teha siia ka ühe sellise ilusa rohelistest okstest elupärja või võidupärja selle igaviku rõnga peale. Tuleme, toome oma need kuuseoksad ja paneme siia kollase rõnga peale. Jah, kuskile siia, kollase rõnga peale. Ma panen selle sinna, Meeli jäi tukkuma. Meeli. Meie ringis on kõigile ruumi, nii on nende rohelistel okstega. Nii, nüüd on see igaviku ring on saanud meil siin selle pimeduse kanga peal hoopis rõõmsamaks ja ilusamaks veel. Aga kui Jumal selle maailma lõi, siis siia maailma andis ta aja. Igal asjal siin maailmas on oma aeg, igal inimesel on oma aeg ja meie aeg siin ilmas veel kestab. Meil on see finiš veel, ma loodan, väga kaugel ja sellepärast saame me täna ka siin laulda ühe laulu. See inimese elutee on ka nagu üks matkatee. Me oleme kõik ühe matkal ja olen matkal maa, taeva poole õppan maa, on need laulusõnad. Ja siin on teisi veel, mida ma näitan. Tead, siin pärast ma annan sulle teised laulusõnad, siin tuleb neid koosed keerata. Jah. Olen matkal maa, taivan poole teel. Olen matkal maa, taivan poole teel. Olen matkal maa, taivan poole teel. Olen matkal maa, taivan poole kandma. Kutsun teidki nüüd. Kaasa ka.
midagi väga kiireks, kas teil on ka vahel kiire? Mul on ka. Ja tegelikult novembrikuu on sellepärast üks ilus kuu, et siis peaks olema meil kõige rohkem aega. Kui seda ei ole, siis peame seda võtma. Sest veel ei ole see jõulueelne aeg alanud ja põllumeestel ja aiapidajatel peaks olema need sügistööd ka nüüd tehtud. Pean tunnistama, minul küll veel ei ole. Aga küll jõuab enne jõule tomatud ära koristada. Aga tõesti on see, et novembrikuus peaks meil olema aega, rahu ja vaikust. Ja novembrikuus on tegelikult üks päev, millal ta inimesed... Mardipäev, jaa. Mardipäev on ka väga tore päev, siis on mardisandrid. Aga novembri alguses olete kuulnud, mis päev veel novembri alguses on? Mis on ka natuke igavikuga seotud. Hingede päev. See on möödas juba ja tegelikult tervet novembrikuud võib nimetada hingede kuuks ja hingede päeval inimesed süütavad küünlaid nende mälestuseks, kelle aeg siin ilmas on otsa saanud, kes on nüüd sinna igavikku läinud, millest me rääkisime. Ja hingede päeval süüdatakse palju küünlaid surnuaedades ja see on väga ilus vaatepilt. Kes ei saa surnuaeda minna, see võib süüdata küünlaga koduaknal, et kui tal on kellegi peale mõelda ja kedagi meenutada. Ja tegelikult mitte ainult sellel 2. novembril hingede päeval ei peaks me mõtlema neile, kes meile kallid on olnud, vaid ka täna on meil selleks aega. Ja ka täna siin saame meie nüüd jagada teile ka ühed sellised elektriküünlad. Ma nüüd siin jälle Kirsti appi, et teiselt poolt saame teile jagada ühed sellised küünlad, mis ei tee haiget. Need on elektrilised. Saab kohe päeva suuriga. Ja, ei suhu ei tasu ka seda. Suhu seda ei söö. Siis muidu oled sa nagu kõlud selles. No see on selline. Küünal on selline, tavaliselt ta on nagu küünlavahast ja seal otsas põleb tuli, aga see on plastmassist ja siin põleb selline plastmassist väikene tulukene. Ja see annab valgust samamoodi peaaegu nagu päris küünal. Nii, võtan endale. See ei tee. Ei, väga põleb ilus. Ja täna saame meie ka need oma väikesed mälestusküünlad tuua siia musta ringi peale ja paneme need oma küünlad siia väljaspoole iga pool. Ja siia musta ringi ääre peale. No, pane siia. Musta. Ringi on ümber. Jüri, su telefoni osta. Väga ilus. Pane Sanen oma küünla siia ja näete seda pimedus täna eriti ei olegi, et see on juba päris valgust täis saanud. Et on see elu valgus, maailma valgus kõige keskel igavikus ja need mälestusküünlad on ka kui üks väike valguse märk. Need on kui palvemärgid, aga kui me kedagi mälestame, see tähendab seda, et meil on temast mälestused. Need võivad olla väga erinevad, igal inimesel võivad olla need mälestused väga erinevad. Ja nüüd me jagame, siin on sellised ilusad kallis asjad. Need on need kõige ilusamad mälestused, mis meil võivad olla südames. Nii, ja jälle saame Kirstiga jagada. Igaüks saab siit valida omale midagi, mis sobib tema mõne ilusa mälestusega kokku.
siin on karbi sees on igasuguseid asju, siin on merikarbid on sinu käes ja sul just see merikarp võib olla seotud mõne ilusa mälestusega, eks ole. ja minagi valitsid omale ühe ilusa mälestuse. ja need omad ilusad helged ja säravad mälestused saame me tuua ja panna siia küünalde vahele. nii, ma ei Panen see kuskile, vaata ilustasin musta veidi peale. ja Elari ka. Pane siia kuskile. Jaa, ei, sul on mitu mälestust, pane need mõlemad. Lilled ka panna. Jaa. Sa nüüd paistad seal nüüd. No nii, aitäh. Nüüd tegi pai. Et nende põlevate küünalde ja ilusate mälestustega, vaadake, ei ole see pimedus enam üldsegi selline sünge, vaid väga ilus ja helge. Ja see pime aeg, novembrikuu võib olla ka meil üks ilus ja helge aeg. Ja tegelikult ongi ükskõik mis aeg aastas ka meil peaks olema rõõmus, sest ka meie saame loota igavesele elule, mis on seal igavikus. Seda me ei saa mitte mingisuguse raha eest osta, pangakaardiga ka mitte. Seda me ei saa leida kuskil kullakoorma seest, varanduse laekast, kui keegi võiks midagi sellist leida üldse ka. Ja mingi loosi või loteriiga ka seda ei saa võita. Ja mitte kuidagi ei saa inimene seda ise ära teenida, sest elu taevane antakse sinule, kui vaid usud issanda. Meeli, sina tahtsid sõnu hoida. Jah, tule seisa siin minu kõrval, ole hea ja näita neid sõnu, siis ma saan ka kaasa plaksutada, sest see on selline üsna kena rõõmus laul. Ja näita seda siia poole ka. Nii. Seda ei saa osta raha eest, leida mulla korvades. Ei saa enda ostiga, ega endale leida, sest elu taevane antakse sinule. Kui vaid usud issandat, seda ei saa osta raha eest, leida mulla korvades. Ei saa enda loosiga, ega endale leida, sest elu taevane antakse sinule. Kui vaid usud issandat, seda ei saa osta raha eest, leida mulla korvades. Ei saa enda loosiga, ega endale leida, sest elu taevane antakse sinule. Kui vaid usud issandat, kui vaid usud issandat. Veel kord. Kui vaid usud issandat. Selline tore rõõmulaul, ma arvan, sobib väga hästi ka novembrikuusse. Aga nüüd ma panen korra sinna tule kustu. Kustu nii, kustutab ära. Vahuke valgus. Vaadake, kui ilus võib olla ka hämarus ja pimedus. Ja ükski ruum ei ole pime, kui seal pole kas või üks ainus küünal. Siin on neid praegu juba mitmeid põlemas. Ja meid on koos siin mitmeid, me oleme ühes sõprusringis koos.
ja läbi taevase valguse oleme ühendatud ühte ringi ka nendega, kes on juba läinud ka igavikku. Ja igaks asjaks on antud oma aeg ja olgu siin praegu meil ka aeg selleks, et me oleme lihtsalt korra vaikselt. Lihtsalt vaikuses vaatame neid küünlaid ja mõtleme. Ja siin selles küünla valguses saame meiega palvetada nende sõnadega, mida Jeesus on õpetanud. Meie ei saa palvet. Mina ma alustan. Alusta. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maal. Meie igapäevast leiba anna meile täna praegu ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja annan teile nüüd siin ka õnnistuse, mis saab meid saata siin maa peal ja kestab ka igavikus. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paista oma palgel sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Ja nüüd ma palun jälle meelid siia, et saaksid hoida meie õnnistussõnade laulusõnu, et ma panen nüüd jälle tulega põlema, et selle lauluga saame me kõik üksteisele õnnistust soovida. Päris lõpuks me võiksime veel ükskord laulda seda rõõmsat laulu. Seda ei saa osta raha eest, leida kullapoole eest. Seda ei saa osta raha eest, leida kullapoole eest. Ei saa hoida rahuga, ega endale teenida, sest elu tuleb aeg. Makstakse sinule, kui vaid lasud issand tants.
kõigile aitäh sulle, Meeli, ja suur tänu Jumalale selle aja eest täna, selle kirikutunni eest siin teiega. Ja aitäh teile, kes te nii ilusa ja kaune põranda pildi meil üheskoos me siin kokku ju selle panime. Me saame Kirsiga tulla teid veel vaatama sel aastal veel advendi ajal, detsembrikuus. Aga siis me saame rääkida valgusest, aga siis juba sellest jõuluvalgusest ka, mis suureneb iga nädalaga jõuluootuses. Nüüd ma kõigepealt täna selle küünlaja, kui keegi tahab ja on nii tubli, siis ta saab aidata seda ilusat põrandapilti ka kokku panna, eks ole. Ilusad mälestused saab panna siia kokku.